Lähis-Idas kipub olukord järjest kuumemaks minema ning seda Donald Trumpi tegevuse tõttu. Viimastel päevadel on USA jätkanud oma moodsate hävituslennukite liigutamist Iraani suunas. Lisaks on sinnapoole teel lennukikandja, mis on täis ründelennukeid ja elektroonilise sõjapidamise lennukeid. Selline vägede Iraani lähedale koondamine on suurim alates 2003. aasta sissetungist Iraaki. Eks me jälgime tähelepanelikult, oleme liitlastega samamoodi kontaktis, aga ega ta ütleme, et maailma julgeolekupilti ja sellist julgeolekus välja kuidagi rahulikumaks ei tee ja võib-olla viib veidi tähelepanu jälle ka sellelt kõrvale, mis meile oluline on, ehk et Ukrainas Venemaale survet avaldada. Samal ajal, kui USA koondab oma vägesid Iraani lähistele, ei ole ka Iraan tegudeta olnud. Iraan on Euroopa ja NATO suuremad ohustajad kokku kutsunud ning korraldab koos Venemaa ja Hiinaga Omruzi väinas ühisõppusi. Venemaa välisminister Sergei Lavrov tõdes sel nädalal, et USA rünnakul Iraanile oleks tõsised tagajärjed. Kas nende riikide kohalolu võib olla põhjuseks, miks USA ei ole veel alustanud rünnakuid Iraani vastu? Minu jaoks need õppused, kus osalevad siis ka Venemaa esindajad, on selles mõttes huvitav märk, et me oleme ju tegelikult tükk aega rääkinud sellest, et Iraani ja Hiina ja Venemaa vahel on selline üha tihenev koostöö ja nüüd me näeme siis, et olukorras, kus Iraan tunneb ennast siis survestatuna, et tõepoolest Venemaa ja Hiina püüavad talle siis teatud tuge osutada, aga samas pole ilmselt päris usutav, et Venemaa nüüd Iraani pärast riskiks siis sõjalise kokkupõrkega Ameerika Ühendriikidega. Donald Trumpi jaoks ei ole olukord hetkel soodne. Sealses piirkonnas asuvad Hiina ja Venemaa sõjalaevade jälgimisseadmed saaksid USA rünnaku korral iraanlasi hoiatada. Lisaks peaks USA oma rünnakuid väga täpselt sihtima, et nad ei tabaks ühtegi Hiina või Venemaa laeva või sõdurit. Küsimus on nüüd selles, et kuidas käsitleda seda vägede koondamist sinna piirkonda, et on sõjalisi eksperte, kes on juhtinud tähelepanu, et siiski pigem see on selline surve avaldamine, selline poliitiline signaal. Mis Donald Trumpi täpne plaan on, ei ole veel avalikkusele selge. Võib-olla ei tea USA president seda veel isegi, mida ta täpselt vägede koondamisega Iraani lähistele saavutada soovib. Variantideks on näiteks kukutada Iraani valitsus, sealhulgas alustada kampaaniat 10 Iraani poliitiliste ja sõjaliste juhtide tapmiseks. Vaadates otsa sellele, et USA on koondanud ründelennukeid, ei ole ka variant õhurünnakust liiga utoopiline. Välja on öeldud, et USA sooviks likvideerida Iraani tuumaprogrammid. Iraan aga ei taha sellest kuuldagi, sest just raketid on nende suurimaks heidutusvahendiks. Samas on Donald Trump andnud märku sellest, et tema tahaks ikkagi saavutada diplomaatilist kokkulepet. Iran would be very wise to make a deal with President Trump and with this administration. He's talking to many people, of course, his national security team, first and foremost, and you know who the members of that team are. And this is something, obviously, the president takes seriously. He's always thinking about what's in the best interest of the United States of America, of our military, of the American people, and that's how he makes decisions with respect to military action of any kind. Sel nädalal proovisidki USA ja Iraani esindajad Genfis leida lahendust tekkinud olukorrale. Läbi räägiti võimaliku kokkuleppe asjus, seejuures tehti küll väikeseid edusamme, kuid lahendusest on asi kaugel. USA ootab nüüd Iraani poolseid üksikasjalikumaid ettepanekuid. Ma arvan, et küsimus, kui kaugel me oleme 3. maailmasõjast, ilmselt päris selline päevakajaline ei ole, et me oleme sellest üsna kaugel, aga see on tõsi, et Ameerika Ühendriikide ja Iraani võimalik sõjaline kokkupõrge kindlasti on midagi sellist, mis võib vallandada laiemaid sündmusi ja millel võib olla suurem mõju.